ma pean veel ütlema, et teate, et üks lahedamaid asju, mis Eestis on ja miks Eesti mulle meeldib, on Eesti inimesed. Ja see tulebki sellest, et Eesti inimene, kuigi me siin nüüd teeme suure vahe Soome ja Eesti vahele, aga kui me vaatame meid nagu kuskilt sealt linnu perspektiivist ja kui me näeme ka teised rahvad, me oleme väga sarnased. Aga samas mulle meeldib just see, et Eesti inimene väga nagu vähe ajab ikka sellist juttu, et ei räägitakse nagu teematest või substantsist. Et teate, esimene või kolmas küsimus on vähemalt mingi selline mitte ilmatest või kuidas nagu su reis läks ja kuidas oli arvamusfestivaal. Kas sa nägid Alarit, meil on üks mu sõber on ka siin või kes seal oli ja kas tuttavaid oli. Aga kui eestlane kohtub, siis tema läheb kohe teematesse, et ta läheb nagu küsib, et kuidas sul läheb näiteks selle sotega seal Soomes, et sotsiaal- ja tervisehoiusüsteemiga. Soomlane sõber ei kunagi küsiks seda, sest ta mõtleks, et nüüd läks liiga nagu laiaks teemaks. Aga eestlane läheks kohe küsiks, et kuidas teil nüüd just praegusel hetkel läheb see, et mis on nüüd see tööolukord seal. Ja see on nagu minu arust see erinevus ja siis ma samal nagu oodan väga seda, sest ma tunnen, et mu Eesti sõbrad, need on nii huvitatud igasugustest asjatest. Ja ma arvan, et soomlastele ma soovitaks väga õppida Eestist rohkem seda kõneluskultuurit, sest Soomes kunagi näiteks poliitik ei suutaks minna äärmustesse. Et me vältime seda, et mitte liiga palju kriitikat ei saa nagu teha. Aga Eestis see poliitiline vestlus ongi kogu päev see, et mis on täna see suur skandaal, et millest nüüd räägitakse jälle. Ja nagu meil vältitakse natuke sellist, et ei lähe nagu sinna, et ei lähe liiga kriitilisele toonile, et võib tulla nagu raskusi siis väldime sellist liiga kriitilist vestlusstiili.